Kalevi saate üks põnevamaid teemasid eelmisel hooajal, see tähendab siis kevadsuvisel hooajal oli Redori majaehitus siin Sakus Tallinna maantee 1 ja seepärast nii kui suvepuhkus läbi sai, nüüd me siin ka kohe oleme, et küsida, tellingud on üleval, mis seal võrgu taga toimub? Tõsi, hoone ümber oleme paigaldanud tellingute eest teostame hoone siis soojustamist ja hakkame õige varsti ka fassaadi ehitama. Aga kui palju seda soojustust peale läheb, et maja tuleb ju tegelikult A-energia klass? Just nii, hoone on A-energia klassis, soojustus tuleb 20 centimeetrit ja tuleb siis PIR soojustusplaat. Käisin ringi, vaatasin siin esimese korruse korterites, kõrgemale ei viitsinud ronida veel, lift ei tööta. Nägin väga mitmesuguseid torusid, oli Alupex toru, oli Presteras toru, nagu sa ise ütlesid, on ka vasktoru. Miks nii palju erinevaid torusid ühes majas? Torud on vastavalt projektidele ja erinev toru on erineva eesmärgiga. Alupex torud on meil tarbeveetorud, teraspresstorud on meil küttetorud ja siis vasktorud on hoonete jahutustorustik. Ajasin silmaga taga ka kanalisatsioonitoru liikumist ja ausalt öelda mul jäi suu lahti ja ma olin üle üks suur küsimärk. See on arusaadav, vannitoa seinas kanalitorud on olemas, ilmselt üks pesumasin, teine kraanikauss, aga üks kanalitoru viis lae alla. Mis vett sealt tulema hakkab? Sealt hakkab tulema jahutusseadmest siseosast kondensvesi, mille juhime siis ka hoone kanalisatsiooniga ära. Täna ma nägin siin veel ühte asja, mida ma ilmselt viimati nägin siis, kui ma ise alles ehitust õppisin, nii-öelda kohalik segusõlm, tsemendikotid ja liivahunnik. Miks kasutate sellist segu, ise tehtud segu ja kuhu see läheb teil siin? Liivmürti kasutame sellel eesmärgil, et korteritesse võimalikult vähe niiskust ehitusaeda sisse tuua. Nii nagu me enne suvepuhkusele minemist rääkisime ka, et see niiskus on hoone ehitamisel üks suuremaid probleeme. Et siis sel samal eesmärgil võimalikult vähe niiskus sisse viia, siis kasutamegi siis liivkuiva või mulmkuiva segu, mida me siis koha peal segame. Sellised siis meie suvelõpu muljed siit Sakust Redori arenduselt Tallinna tänav 1. Nagu nägite, on suve jooksul ehitajad väga tublisti tööd teinud ja nüüd sügishooajal, nüüd hakkame siis taas üle 2 nädala siin uudistamas käima, kuidas asjad edenevad.